aga kui sul on väga tugev tung ja nägemus, siis ma ütleks, et nagu siis tasub minna, lihtsalt sellepärast, et see ei lase sul elada tõenäoliselt, ma arvan, mingil hetkel, kui sa jätad selle proovimata. Mis hetkel see selline suurem usk ja julgus tekkis, et sellest võiks midagi nagu suuremat saada, et sa oled siin kunagi öelnud seda, et algusaegadel Skype oli see, kes tihnikusse selle tee raius ja tekitas tunne, et kõik on võimalik, et mis need sellised usu tekkimise kohad seal olid, kus te nägite, et see asjast võib nagu midagi päris suurt tulla? Öeldakse, et noh, väiksematel riikidel ja väiksematel kogukondadel, ühiskondadel on alati vaja see ületada kõigepealt, et meil on natuke väiksem mõte. Et meil ei ole väga suuri asju toimumas, et ma arvan, kui keegi kasvab üles Ameerikas, noh, siis on tal riburada võimalik võtta nii-öelda meie enda näiteid, on see siis, ma ei tea, Apple või Google või mis iganes, noh, mille koha pealt inimesed tunnevad, et see on meie ja siis, kui nad vaatavad seda, siis noh, kellelgi ei tunne, et oh, siin meie väike asi on ju suurem kui mingisugused teised riigid kokku, eks ju. Aga et meil väiksemates riikides on natuke vaja tulla kõigepealt selle koha peale, et see, mismoodi meie mõtleme ja probleemid, mida me tajume, et need on universaalsed. Ja sellega tasub pingutada globaalses võtmes. See on üks asi, mis on juba vaja ületada ja ma arvan, et meil oli õnneks vist natuke seda naiivsust piisavalt palju, et meile tundus, et see peaks olema universaalne, mis me probleemina, mida me praegu siin lahendame ja noh, eks ta tekkis niimoodi samm-sammult, tekkis selline enesetunne vaadates seda, et mida me olime kogenud ja teinud varasemalt ja siis nähes, et nüüd, kui me pingutame koos, et noh, tundus, et me saime selle koodirea enam-vähem selliseks, et sealt hakkas paistma juba ikkagi noh, täitsa äge asi meie arvates alguses. Ja noh, see annab tohutult enesekindlust, eriti meiesugustele nii-öelda amatööridele, selles mõttes, et me Urmasega ei teadnud, eks ju, sellisest kodeerimisest midagi suuresti, et kuidas muidu siis nagu hakkab tööle. Aga et see kindlasti on siis natukene enesekindlust juba, et saab ehitada. Meenutad sa äkki mõnda õppetunni ka, mis seal alguses olid, sellised suuremad õppetunnid, kus te võib-olla ei õppinudki enda vigadest, vaid juba teil olid mingid eeskujud, kelle pealt õppida mingeid asju? Meil oli 2011 oli päris selge nii-öelda arusaam juba suveks, et meil on vaja vaadata väljapoole inimeste suunas, kes on taoliseid asju ehitanud. Ühest küljest lihtsalt, et saada infot ja tarkust natukene, teisest küljest rahaliselt see, millisel moel me oma käive nii-öelda kasvas, oli selgelt liiga väike, et suuta oma arendajate meeskondagi palgata. Ja iseendale palgamaksmisest ei räägi ka veel, eks ju. Ja siis sealt tuli otsus, et me võtame väljastpoolt investoreid ettevõttesse sisse ja nii kui me selle otsuse olime teinud ja siis näinud, et mida tähendab, kui me saime ühe korraga võtta endale 3-4 arendajad lisaks tööle, siis see hoo nii-öelda kasv juba sellise väikese liikumise pealt oli nii palju avaldas muljet meile, et see oli selge, et okei, see on väga hea rada. Kas kellelgi oli kogemus ka kapitali kaasamisega ja sellise ettevõtte kiire kasvatamisega? Mingi arusaam oli olemas, kuidas seda teha, on ju? Põhimõtteliselt küll jah, et sul on vaja lihtsalt need inimesed üles leida, kes on selles positsioonis, et nad on huvitatud ja võimelised investeerima ja siis nendele seda selgitada, mida sa teed ja küsida investeeringut, eks ju. Tagantjärgi vaadates on mingeid kohti ka, kus sa mõtled, et oleks saanud kuidagi teisiti teha või oleks kuidagi targemalt tegutsedes saanud veel kiiremini kasvada, et on sul mingid õppetunde sellest? Ettevõtteid on võimalik ehitada erinevalt, et on võimalik ehitada ettevõtted, mis on siis nii-öelda natuke rohkem sellise avamere peal. Noh, mis selle pluss on? Pluss on see, et selle avamere taga võib avaneda mingisugune väga ilus saar või uus kontinent, kus sa ei ole varem olnud või. Et seal on tõesti kindlasti mingisugused võimalused võivad terenduda, mida sa muidu oma kalda peal vaikselt toksida, sest ei saa. Samas see toob kaasa ka võimaluse hukka saada, moel või teisel, eks ju, et need asjad võivad mitte õnnestuda. Ja siis võib sellega seoses olla päris palju pikk periood elus, kus sa siis nagu lahkud haavu ja tegeled selle teemaga, eks ju. Ja hästi oluline võib-olla aru saada, et mis see enda peas see tõsine tahtmine on, sest et kui ei ole tõsist tahtmist enda sees teha midagi näiteks globaalselt ja suuremat ja inimesi rohkem puudutavamat ja ka paljude inimestega koos, siis on palju-palju mõttekam, ma arvan, proovida teha vaikselt väga head asja. Ja ma mõtlen vaikselt sellele, et sa ei pea võtma investoritelt väljastpoolt tohutult palju raha ja sellega seoses vastutust ja sul ei ole vaja mõelda 100 erineva turu peale, kuidas seda kõike teha niimoodi lähtuvalt regulatsioonidest ja kõikidest muudest eripäradest.
et on mõistlikum keskenduda võib-olla sellele, milles sa väga tugev oled ja vaadata, kuhu sa oled võimeline minema, aga seda tuleks nagu kogu aeg minu arust kraadida sellest lähtuvalt, et mis on, mida sa päriselt siiski enda sees väga tugevalt tunned, sa tahad. Eks see missioon ja kirg oli ikkagi nagu hästi tugev driver, eks ju, mis lõpuks tulemusega viis. ilma selleta see kindlasti ei oleks kuskil sellisesse kohta liikunud, et ta tollel hetkel oli väga-väga selgelt olemas. Neid vigu, mida me tegime ja mida võiks teisiti teha, noh, sellest võiks rääkida tunde, sellepärast, et see on analüütiliselt, ma võin väga paljudesse kohtadesse minna. Aga sisuliselt ma mõtlen, et hästi oluline on lihtsalt enda sees ära tunnetada. Ma ütleks isegi nii, et isegi siis, kui sul ei ole absoluutselt aimu, kuidas midagi ehitada, aga kui sul on väga tugev tung ja nägemus, siis ma ütleks, et nagu siis tasub minna, lihtsalt sellepärast, et see ei lase sul elada tõenäoliselt, ma arvan, mingil hetkel, kui sa jätad selle proovimata. Ja kõik ülejäänud ikkagi elus tavaliselt kujuneb tehniliseks. Tehniliseks selles mõttes, et siis sul tekivad küsimused pähe hoopis, et okei, kuidas ma seda teen? Mitte enam see, et miks ma seda üldse teen ja mille kuradi pärast mul seda vaja on ja nii edasi. Et siis neid küsimusi ei ole, on vaja. See tuleb minu seest. Ma ei tea isegi, miks mul on vaja, aga mul on vaja. Eks siis me igal hetkel ikkagi anname endast parima, eks ju, ja võib-olla sinu näite põhjal ka selline beginner's mind või selline nagu naiivsus, nagu sa ütlesid, eks ju, on mingis mõttes kasuks, eks ju, et sa ei teagi, kui suure tüki sa oled võtnud ja lihtsalt püsides rajal ja missiooniga asja tehes lõpuks tuleb see tulemus. Ja vanus on ka üks asi, võib-olla see on üks asi, mida noorena ei taju nii hästi, on see, et kui palju noore seas on meil siis nii-öelda energiat, mida sul on piisavalt selleks, et teha seda, mida sa niisama igapäevaselt teed, kui ka üle selle. Ja me võib-olla ei taju seda, et see ei ole terve elu nii. Võib-olla tajume siis, kui me vaatame 90-100 aastaseid inimesi, vaatame, okei, neil tõesti ei ole võib-olla energiat nii palju kui mul 20-sena nüüd, kui keegi vaatab 20-sed, et natuke õudne olukord, ma isegi ei tahaks kunagi nii vanaks saada, ma pigem suureks noorelt ja nagu ikka noored inimesed mõtlevad. Aga selles mõttes, et kui sul on vaja ehitada ettevõtet, siis ma väidan, et see energia olemasolu, mida on piisavalt ja üle. Pluss sul on veel see tugev põlemine selle idee taga, eks, et paneme siis noorusenergia juurde, et siis ongi nagu topelt kiirus. Sest et sa põled mingiteks hetkedeks kindlasti läbi ja sa kulud ja kurnad ennast nagu metsikult, aga ma väidan, et see on väga suur erinevus, kas sa kulud ja kurnad ennast metsikult ja sa oled näiteks 55 või 60 juba või isegi võib-olla on liigend. Sest me kujuneme välja tihti ja 40-sed väga paljud inimesed on väga-väga tõsiselt välja kujunenud juba täiskasvanutena. Aga kui sa oled nagu 18 ja 20, ma toon lihtsalt näite. Kui sul on väga vaja, siis sul isegi ei loe, kellega koos sa täpselt ühes voodis magad ja ma ei räägi praegu mitte mingitel muudel eesmärkidel, kui lihtsalt see, et hoida kulusid kokku ja saavutada mingisugused head tulemused. Ja meil oli endal täpselt samamoodi küllalt neid olukordi, kus meil oli 5 asutajat ja reisisime mitmekesi mõnikord ja siis oli samamoodi, me ei jaksanud võtta seal kalleid ruume ja tube, siis laiem voodi, siis sa magad seal nagu 2 või 3 ilusti ära.